Tänasel päeval tasub olla natukene ettevaatlik selliste inimestega, kes tulevad sinu ellu ja tundub, et nad kannavad oma südant oma peos ja näitavad sulle kõiki oma tundeid. Mingitel hetkedel võib see olla veidikene petturlik ning võib tekitada sinule igasuguseid jamasid. Ja see ei pruugi tähendada ka ainult uute inimeste puhul niimoodi, see võib ka juba olemasolevate inimestega suhetes tuua tänane päev esile selliseid lahkarvamusi, möödarääkimisi ja kõike sellist nägelemist ja nääklemist ja pisikesi probleeme ja muid selliseid mitte just kõige meeldivamaid olukordasid. Aga kui sa tead, et tänane päev võib olla selliste probleemide nii-öelda kas just akumulatsioon, aga need võivad lihtsalt tänasel päeval rohkem nii-öelda silma paista või välja tulla, siis võib-olla sa oskad ka sellele juba eelnevalt natukene rahulikumalt otsa vaadata. Et tead küll, et mõni inimene tulebki selliste teemade või mõtetega sinu juurde ja hakkab rääkima, mis võib teie vahel lihtsalt konflikti tekitada, siis juba nii-öelda ennetavalt sa kas viid ennast sellesse mõttemustrisse, et näed, tema tuleb, ta kindlasti räägib nendest teemadest, no las ta siis räägib, ma lihtsalt kuulan ära ja ütlen ja ütlen head aega. Et sa oskaksid ennast juba ette valmistada sellisteks ebamugavateks võimalusteks. Ning kui sa juba tead, et tänane päev võib olla selline konfliktide rohkem, siis võib-olla sa ise ka lähed tegutsed just sellistes kohtades, kus sa võib-olla inimesi ei näe, kus oskaksid või tahaksid neid konflikte vältida. Võib-olla lähed hoopis jalutad metsas, mitte ei lähe kuskile linna vahele poodlema ning samamoodi võib-olla tead ka mõnda sellist inimest, kes vastupidiselt oskab sinu tundeid või sinu emotsioone niimoodi maha rahustada, et sa ei laseks ennast ka näiteks maailma uudistel ennast välja viia ja tekitada probleeme. Nii et kui sa oskad või tead ette, et võib tulla jamasid, siis sa jälgid ennast natuke rohkem ning see on ju igati selline positiivne õppimise moment ning ka uute inimeste või üleüldiste inimestega suheldes, siis sa oskad ka võib-olla rohkem märgata seda hetke, kus teine tahab kas teadlikult või alateadlikult natukene ärritada, natukene konkse välja visata või midagi sellist mitte just sinule sobivat teha, siis sa oskad ka seda juba kaugelt ära tunda või natukene lähemalt, et sa ei lase ennast sellistel provokatsioonidel endast välja viia. Nii et vaata, mõtle selle peale, kui tulevad mingid inimesed, kui tulevad mingid olukorrad, et mis muudel hetkedel võib-olla tunnedki, et nüüd lendab katus pealt ära, siis mõtled, et oota, aga see pidigi tänase päeva selline teema olema, et tullakse ärritama ja vaadatakse, et mida ma teen, nii et ma siis nii palju ei ärritu kui tavaliselt ning võib-olla see nii-öelda enese jälgimine annab ka tulevikuks oskuseid, paremaid võimalusi, erinevaid situatsioone kas vältida või läbi elada niimoodi, et ei tekita endale ega teistele üleliigseid negatiivseid kogemusi. Nii et ega siis midagi, vaata tutvu uute inimestega, kuid
jälgi ennast, et sa ei lase viia ennast hetkesse, kus sa tõenäoliselt olla ei taha ning kui satud sellisesse konfliktiseisundisse, siis ütled stopp, ma nüüd lähen tõmban natukene hinge, see, mis praegu toimub, ei ole minu jaoks kõige parem, et ma lähen astun välja, puhkan, vaatan, mõtlen, tõmban hinge ja võib-olla tulen tagasi, võib-olla ei tule tagasi, aga et see hetk ei ole minu jaoks. Nii et tea seda, et võib olla rohkem konflikte ning seejuures usalda elu.